Ajal, kui hinnad tõusevad, maksud tõusevad ja pidevalt räägitakse sõjaohust, võib paljude inimeste jaoks muutuda päris keeruliseks oma sisemise rahu ülesleidmine ja säilitamine. Mis on need teemad, mis teid ärevaks teevad? Sõda Ukrainas ja üldse hirm selle eest, et kuidas meil siin on ja kas me pääseme kõigest sellest ja kas meil midagi niisugust ei tule. Liiga palju on teles neid niisuguseid halbuudiseid ja pigem isiklikes suhetes, et mõnede inimestega toimub. Ei saa täpsemalt rääkida. See, et sellest sõjast nii palju räägitakse. Et see tekitab sellist ärevat tunnet? Kas ärevust, aga tüütab. Ka psühhiaater Madis Parksepp toob välja, et tema vastuvõtule jõuab viimastel aastatel järjest enam patsiente, kes kurdavad ärevust. Inimesed püüavad kohaneda ja mulle tundub, et mis on keerukas, neid kriise tuleb järjest peale, et mitte mingi kindla uue olukorraga kohaneda, vaid nad peavad kohanema sellega, et kogu aeg asi muutub, et iga hommik, mis me üles ärkame, on jälle mingid uued uudised, on jälle midagi maailmas teistmoodi. Et võib-olla see, et ma oma abikaasa peale vihastusin või lastega olen kuidagimoodi närviline, ei ole üldse nendega seotud, vaid hoopis sellega seotud, et ma muretsen oma töö pärast või ma muretsen meie majandusliku toimetuleku pärast või ma muretsen meie turvalisuse pärast. Väga tõsised, halvad perspektiivid tulevikus, mille suhtes ei ole võimalik ammendavalt kindel olla, et mul on võimalik nendega toime tulla, et need ongi väga suure stressiallikad ja et siin on oma koht kindlasti sellele, et aksepteerida seda, et mul ongi selle tõttu täitsa lubatud olla natukene ärevamas seisus ja siis sealt hakata otsima viise, mis aitavad toime tulla. Kuid ärevad ajad ei ole praegu mitte ainult inimestel, vaid ka loomadel ja lindudel. Tartu Ülikooli loomaökoloogia professor Tuul Sepp toob välja, et loomadel on kriisistrateegiaid, mida inimesel oleks mõistlik matkida. Ta toob näiteks ühe Matsalus elava kalakajaka, kes on 20 aastat täpselt sama kivi juures pesitsenud. Ja on ka isegi abielulahutused üle elanud, aga ikka kutsunud oma uue naise samasse kohta pesitsema, et ta ei lase nendel muutustel ennast häirida, ta jääb enda valikutele kindlaks ja selle võrra siis need muutused ilmselt ka vähem raputavad teda, et võib-olla sellisel kõige kiiremini muutuvas keskkonnas ongi soovitus loomariigist ka võtta eeskuju nendest, kes säilitavad rahu, ei lase igal muutusel ennast rööpast välja ajada, ajavad oma asja edasi. Raskel ajal annab jõudu ka lähedaste tugi oma muredest ning hirmudest rääkimine. Et tegelikult iseenesest juba, et sul on tugi ja toetus, kellega oma muresid jagada, et ka see juba aitab. Ja alati saab mängida sellist ka mõttemängu, et püüda üksteise asemele ennast panna ja see tegelikult aitab, noored seda kasutavad päris palju. Stressi ärevus sisuliselt on keha häälestumine füüsiliseks väljakutseks, mis paneb meid valmis tegutsemiseks ja üks viis sellega toime tulla on siis tegutseda, ehk et liigutada. Infot tasub koguda nii palju, kui see on vajalik õppimiseks, aga kõik see, mis meid lihtsalt ärevaks teeb, et sellest võib siis loobuda. Et loomariigist on ka näha, et selle muutuva keskkonnaga on võimalik ka kohastuda, näiteks me näeme ju ka merelinde tulemas linna pesitsema, leidmas need korrusmajade katused on nende jaoks kaljurahnud, kus nad on harjunud pesitsema, et ka muutuvas maailmas võib leida endale selle pesakoha, kus saab ennast turvaliselt tunda.